mehed ei nuta. Selle eest, et mehed ei nutaks, kannab hoolt Unibet, mängijatelt mängijatele. Tere kõigile, kes meid vaatavad ja kuulavad. Mehed ei nuta eetris. Täna on teisipäev, kell on 11 natuke läbi. Ma vaatan, mis meil on. See on vist 5. märts. 5. märts, jah. Stalini surmapäev, õige. Nii, Tarmo Paju Delfist. Tervist. Peep Pahv eriagendina igalt poolt. Tervist. Jaan Martinson Delfist, Eesti Päevalehest ja samuti igalt poolt mujalt. Ikka käis, jäin mõtlema siin selle Jaani sissejuhatuse peale, et küll see ajupesu käis ikka vingelt vanal ajal, et see Stalini surmapäev on elu lõpuni meeles põhimõtteliselt. No see oli ikkagi tähtis päev. See oli ikka tähtis päev. See oli ju paljude jaoks nagu rõõmupäev. Tegelikult see oligi kummaline, no ütleme niimoodi, et ma olen seda nii-öelda Venemaa ajalugu hästi palju lugenud ja no praktiliselt kõik väegi loetavad raamatud, mis eesti keeles on ilmunud ja mitte ka ainult aga kes lugeda viitsi soovitada kuulata müstilist Venemaad, mida sealt saab ka päris ülevaate. Ei, muidugi kõikide sündmuste kohta. Sealt saab ülevaate ja kusjuures tegelikult ongi see, sealt saab väga, väga häid paralleele tõmmata, et kui Stalin teise ilma läks, siis oli oli paljudele suur rõõmupäev, aga veel enamatele oli kurbuse päev. Inimesed valasid pisaraid ja kuigi nad olid represseeritud, olid istunud vangilaagrites kõik ja põhjus oli väga lihtne. Nad ei teadnud, mis tulevik toob. Stalin oli küll nii-öelda värdjas, aga sa teadsid, mis toimub. Ja see on täpselt praegu selle Putiniga ka. No, et ühesõnaga me kõik räägime, et kui Putin lahkub moel või teisel sealt, et siis on hurraa. Ta ei ole väga hurraa, sest me ei tea kunagi, et kes sinna asemele tuleb ja see võib palju hullem olla. Vot. Nii on, jah. Aga mis meil Eestist on ka midagi toredat. Vaatsin eile, aitäh Delfile, nad tegid selle nii-öelda fotogalerii liiklusummikutest, vaatasin kõik selle üle ja nüüd ma tean, kus liigelda ei ole vaja ja kuhu ronida ei ole vaja, et sain väga pildi ette. Oda, mis see Tallinnas siis toimub, tähendab, ma eile käisin siis teist saadet salvestamas siin samas laua taga ja tulin siia, ei olnud nagu midagi, aga lahkusin veel, käisin veel toimetuses ka ja hakkasin toimetust ära minema, kell oli kuskil 4 paiku või midagi niimoodi. Ja ma lihtsalt Jõe tänaval pöörati autosid lihtsalt täis, mingid absurdse kella ajal. No see, kui ma õigesti aru saan, siis mingi trammiliini teema on seal, ehk siis see linnahalli suund ja merepuiest ja seal vist on see rõhk. No sinna nagunii ei taha nagu väga muidu ma tegelikult üldjuhul tulengi sealt kaudu, aga täna kui ma tulin veits suunas mind läbi Männiku ja sealt oli väga puhas tee tulnud. Et sind see mõjutab, jah. Aga mis sa tahtsid ütled, et see, ma nagu selles suhtes sa ütlesid, et tänu Delfile, eks ole, ma natuke olen, kuigi selle vist otseselt Delfi viga, ma arvan, et need graafikud vist saadeti äkki kuskilt linnavalitsusest, mitte midagi aru ei saanud, kui ma siin eelmine ajal vaatasin neid joonisi, mis tee on kinni, kus on kinni, mitte mida mingid jutid, külma puurisin, okei, lõpuks ma ikkagi tuvastasin ära, aga ma muidugi vaat tähele, millal see asi üldse pihta, ma ei tea, et see juba praegu pihta hakkab, ja mõtlesin, mingi suvine teema on, aga need graafikud väga, väga keeruliselt loetavad igatahes. Kusjuures mulje ei tunne, et nad olid ka natuke ekslikud, ma loodan, et ma ise puusse ei pane, et me rääkisime siin circa kuu või mis tagasi, kui Peep oli ehmatanud siin värsketest kiiruspiirangutest ja see, et kohe esimese asjana lennati siis mobiilsete kiiruskaameratega peale neid uusi piiranguid kehtestama, oli meil siin teemaks, et siis pärast seda ma läksin isegi otsima natukene seda sama teavitust, et mis see plaan siis on nende kesklinna tänavate kiiruse alandamisega ja siis minu arust olid seal, no see oligi väga ähmaselt, et mingites kohtades oleme ära teinud juba 40 või 30, mingites kohtades selle aasta jooksul veel tuleb ja minu arust seal need andmed nagu päriselt ei klappinud ka, sest kui ma linnas pärisest sõitsin, siis mingis kohas justkui pidi olema juba tehtud, aga tegelikult ei olnud ja üsna segane. Aga sa näed seda, et on tehtud veel?
ei no kui ma reaalselt sõidan, siis ma vaatan. Kui sa mööda Liivala tänavat, kus sa näed seda, siis märk on kuskil seal. Ei, 40 märke on päris palju, kui sa Liivala tänaval päriselt sõidad ja päriselt otsid. No kui sa päriselt otsid ja vaatad. No ma ei otsi ju tee ääres märke. Märk peab tulema mulle ikka, märk peab olema ikka juhile. Ikka näkku lööma sulle. Ei no muidugi. Otsima ise liiklusmärke. Mina järgmine kord pärast saadet mööda Liivalat sõites vaatasin nimme ja sain aru, et tegelikult on märgid igal sammul põhimõtteliselt. Iga ristmiku juures. Aga siis ma vaatasin sama ka Tartu maantelt sisse sõites ja ei näinud ühtegi, nii et ja minu arust sellel algsel graafikul oli kirjas, et ka sealt peaks juba midagi olema muudetud. Aga kui juba kiirus mõõtmisel läks, siis muidugi need pagana suslikud on nüüd hakanud ju soovitan, Tarmo sõidad kõik autoga vahest maanteel. Ja nüüd enam ei olegi neid märke, hoiatusmärke, et see kaamera väljastad. Pagan ja sõitsime bussiga nädalavahetusel Ogresse mängule ja bussist ütleski tähelepanu, et ühes kohas nad olid veel selle kaamera veel pannud nagu kas seal oli seal mingi asja nagu kõrval, nii seda polnud nagu üldse nähagi nagu õieti. Muidugi loomulikult veis oli lahti, bussi võidi sealt nagu nägi ära, et politsei on, eks ole. Aga ütleme mingid hoiatusi polnud, et selles suhtes ikkagi need rõvevad ajad on tagasi, kus tõesti politsei nagu põhimure oli, kus saaks nagu trahvi teha ja saaks kuskil mudas roomates kiirust mõõta ja ütleme, ma ei tea, kas siin etteotsa on saanud mingisugused vana aja mingid napakad juhid või kus see tulnud on, aga igatahes ütleme politsei enda seda mainet on siin nüüd minu silmis kõvasti jälle allapool tõmmata. Ja miks sa kihutad? No sõida õige kiirusega. Mis õige kiirusega? Mis ma peaks sõitma 90-ga maanteel peal, kui on ilus puhas? Kiirteel 110. 110 on kiirteel täitsa. Ei, ma räägin tavalis maanteel peal. Ilus puhas teisi autosid pole, mis ma peaks 90-ga sõitma, aju vaba. Tarmo, ma veel ütlen, politsei on alati rääkinud, nõudnud ja kinnitanud, et sõita tuleb vastavalt teeoludele. Absoluutselt, õige. Teeolud võimaldavad sõita kiiremini. Otsustavad, igaüks oma peas otsustab. Ei, aga politsei ütleb seda ise. Ja no politsei ei ütle sinna juurde, et sa võid sõita kiiremini, kui hetkel ette nähtud piirkiirus siiski. Ei, aga kui teist... ei käi sinna juurde, ei käi, ei hakka mulle ajada. Aga Tarmo, sa oled ise ka aru, et piirkiirus on liiga madalad nagu. Mis mõttes? No, otseses mõttes. Miks nad liiga madalad? No maantee peal 90 sõita on ju nonsense. No kus sul kiire on? Kogu on kiire, sul ei ole või? Sinu muidugi tiksuv eluviis, nagu sina nagu elad, eks ole. No seal muidugi võib-olla kiiret ei ole kunagi. Teiste inimestel on nagu kiired. Noh, mis võitu sa saad siin Keila ja Tallinna trassil siin? Väga suure võidu. Mis võidu? Paar minutit saad ja kõik? Ei, kuule, mis see jamad? Paar minutit saad, mitte rohkem. 5 minutit saab igal juhul tagasi. 5 minutit väga suur aeg. Kusjuures siin ma olen Peebuga nõus. Ei, ära rabele, Peep, võtta rahulikult. 5 minutit on suur aeg. 5 minutit siia, 5 minutit sinna on juba 10 minutit. Noh, ja siis... Ma saan 10 minutit kauem näiteks raamatut lugeda päevas. Kuule, see rahu on seal ka nagu väärt midagi rohkem kui 5 minutit. See rahu, et sa ei pea seal tõmblema ja närvitsema. Aga peale see sõidumõnu peab ka olema, 90 sõitis mingit mõnu ei tunne. Mis teevad see autos? Võiks autodel olla kiiruspiirang, et üle 90 ei lähe ükski auto. Mis mõttega teevad see kiiremad autosid üldse? No, sest kui sa tead, on olemas ka Eestis isegi suvel 120-ga võimalik sõita. Täiesti ametlikult. Autod tahavad küll 100. Ja lähed välismaale ja sul on võimalik isegi ilma üldse kiirusepiirangut sõita mõnel üks riik Euroopas. Kindel. Saksamaa, jah, täiesti kindel. No võt, selle jaoks on. Ja isegi seal on neid väga väheks. Ma võin sulle vihje korras öelda, Peep, et autosid ei ehitata ainult Eestimaa teede jaoks, vaid kõikide maailma teede jaoks. Aga ütleme, kui spidomeeter näitab 300 kuni 300, siis 300 ei tule ühegi maantee peal sõita üheski riigis. Ei, Saksamaal võib. Ei, no Saksamaa, need on üksikud lõigud. Ei, no kui sa lähed kinni selle ringrajale, siis palun väga. Ei, mis kinni selle ringrajale? No sa ei ostad autot, sa ei saa kinni selle ringrajale. No võid ju minna, mis jabur jutt. No võid ju minna, miks ei või? Alles ma vaatasin kordas ühte vana Top Geari osa, kus nad käisid nende sportautodega võidu kihutamas. Me räägime sportautodest, me räägime tavalistest pereautodest. No, sa võid oma autoga, mis ei ole küll tavaline pereauto, vaid ilmselgelt nii esimene Eesti kui üldse olla saab, võid minna rahulikult ka sinna, mis seal Pärnu kõrval on see Audru ringrajale, saad kindlasti kokkuleppe, võid seal kas või gaasi põhja Audru ringrajal on minul olnud võimalus sõita ikkagi sportautoga aja peale, just Kalev Kruusi saates, kus ta kutsus toreda inimesi aja peale sõitma. Mul ei ole mingit põhjust oma tavalise pereautoga minna sinna sõitma. No kui sa tahad ikkagi kihutada, siis jumal küll. Nii, enne kohe lähme teemad, kuidas saab üks inimene nii hall
ja tuim olla nagu Tarmo Paju. No ta peab olema ju. Ta on ülemus, ta on, ütleme niimoodi, ta peab meie saates olema niisugune tasakaalustav persoon. Tasakaalustav, see läheb närvi ainult inimesed, mitte tasakaalustav. No alusaan eesmärk on täidetud igatahes. Nii, räägime asjast. Nii, räägime asjast ja sa oled nüüd erakordselt väikse kirjaga ka siia kirjutanud. Ma ei näe prilliga ei näegi luua. Ma võin vihjeks öelda, et font on iga kord sama. Ei ole kindlasti. Nii, et siin tasub natukene võib-olla silmaarsti ajad kinni panna. Kuule, mul on need kõik teemad alles, ma võin sul näidata, et ei ole font sama. Täitsa kindel. Nii. Lükkan selle minutiga ümber praegu. Okei, kuule, lähme nüüd spordi juurde. Nii. Spordis igat jäge nädalavahetus ja muidugi selle krooniks oli siis Johannes Ermi MM Bronx 7 võistluses ja noh, ega seal ei oskagi midagi öelda, väike kahetsus oli, et tal on see tõkkejooks nagu valelt alalt peab ära nii-öelda tõukama ja sealt ikkagi läks punkte kaotsi, aga muidu no andke andeks, kui sa teed nii täiusliku 7 võistluse, praktiliselt igal alal parandad rekordeid ja noh, siis on Bronx kõige väiksem tasu selle eest. Jube kahju, et ta ei saanud ikkagi hõbeda ega kulla pärast võidelda, aga vastupidi nüüd see ajad ju täis pada jänni tähendab, et ei saanud võidelda, ta võitis ju päris mehiselt nagu hõbeda ja ka kulla pärast. Aga ta ei saanud sinna ligi lähedale. Ei no, mis ta sai, selles mõttes ei ole üldse saanud, et konkurendid võitlesid samal ajal vastu, et ta ei saaks neid. Aga seda, et ta jooksus nagu võitlema läinud, seda ei saa küll ütelda. Ei, muidugi. Sa ütlesid, et ta ei saanud võidelda, no mis sai küll võidelda. Ta ei saanud selle pärast, et ta oleks... Võitleski ja tegelikult ju mingi hetk tundus, et see Eedhammer võib-olla ei kosugi seal taga üles, aga ta jooksis pigem tasakaalukalt. No teine asi, et ega tal, nagu me nägime, oli sellel samal Scottheimil seal, kes istus ta taga ilusti ja taktikaliselt oli ta sunnitud juhtima ja tempot tegema. Teine sai siis nautida seda, nagu Erm ise ütles seda, et Erm tal jänesena põhimõtteliselt oli ees. Ma usun, et nautis seda taga olles. No selles mõttes nautis, et nagu näha, oli tal lõpukirjanduseks rohkem, viimaseks ringiks veel rohkem jõudu. Kuigi Erm olnud parem jooksja temast nagu, jah. Et noh, Erm oleks selleks, et kas või norralast edestada, oleks pidanud jooksma umbes, ma arvan, 2.33, nagu me nägime, ei piisanud, et oleks pidanud sealt veel, mingi müstilise aja oleks pidanud jooksma, mis on ebarealistlik lihtsalt, et kui konkurentide see 1000 meetri võimekus ka juurde panna, siis ei olnud tagant, selles mõttes ei jää küll mingit oleksit, et ei olnud tal varianti 1000-ga neid kahte venda sealt ära noppida. Ja seda küll jah, et tegi mis suutis ja sellest on okei, aga võistlus ise oli muidugi suurepärane ja vägev võistlus, mis sa rääkisid siin, et kahju, et teise jala peal, kui ma õigesti mäletan, Budapesti MM-il ka ju ütleme, kui see jalg ongi selline, siis ta pidigi kõrgust mitte ka hüpanud nii-öelda vale jala pealt, et see on nagu paratamatus, aga minu arust on kogu selle asja juures väga hästi hakkama saanud ja noh, kuigi see sisevõistlus alati ei näita tegelikult nüüd nagu seda absoluutset tõde, siis ütleme, olümpia poole vaadates ma arvan, see oli päris kõva avaldus. No kui sa vaatad kaugust, okei, ta ei hüpanud oma rekorditeks, mis tal on ikka 8 alla, aga kui sa ikka paned kõik katsed 770 pluss on ju, mis näitab stabiilsust, võta kuul. No sama 770 hüppas ta ka Budapestis, et ma ütlen, see ongi tema, ta ongi kõva kaugushüppe ka. Ei, seda küll, aga see näitab kuuli näiteks, samas kuuli punktid on nii väiksed nagu selle arengu eest, aga see näitab nagu üldist seisu ka. Ei no üldist seisu näitas seal veel mitu asja, et teivas hüppekas või? Ja, ei muidugi, absoluutselt. Mis ilmselgelt näitas, et seal on toimunud või toimubki mingi areng, et seda oli siin talve hooaeg juba näidanud. Üldse kogu see minek temal, kui neid kommentaare vaadata, oli ju selline hästi kuidagi sümpaatset visiooni ja plaaniga, et nad oma tiimiga nägid, et võistlemine on väga oluline siin olümpiahooajal, et see on selline kõige parem moodus ikkagi oma pildist ülevaadet saada ja kitsaskohtadest ülevaadet saada ja eks ta mõnes mõttes ju sai ka, ühest küljest nägi kõik ära sellise kindluse sai kätte, et areng ilmselgelt on toimunud, et edasiminek on toimunud, mitmel alal isiklikud rekordid on selle tunnistuseks, aga siis nägi ka sellised haprad kohad ära, et üks on see sama tõkkejooks, mitte et see üllatus oleks olnud talle ja teine asi,
et okei, antud juhul lõppes see saaga edukalt, mis ta seal kõrgushüppe-sektoris tegi, aga ütleme, et see oleks sama hästi, et nii ebastabiilse tehnikaga, nagu ta seal kõrgushüppe-sektoris oli, võib vabalt juhtuda, et ühel hetkel kuskil seal 1.95 kandis lõpeb see hüppamine lihtsalt ära, et kui ta 3 katsest ühtegi ei suuda tehniliselt siis korralikult kokku panna, nii et seal on selline päris suur amplituud võib olla tal lõpuks, oletame, et on olümpial ja sa ei tea kindel olla, et kui sa kauguses me räägime, et on stabiilsus 7-70 peal kuskil olemas, sa võid olla 90 midagi protsenti kindel, et sa tood need punktid sealt ära, siis kõrgushüppes see potentsiaalne kõikumine on päris suur hetkel. No minu arust asja juures kõige parem oli see, et ikkagi sinna võistlema läksid, sest et nii palju kui mina olin kuulnud, seal oli enne minekut päris suuri ka selliseid küsimärk, et kas üldse sinna sisevõistlusele minna ja lõpuks ikkagi mindi ja ütleme siin ka Eesti ikate üksikalade võistlustel tal ju oli siin jättis teevashüppe pooleli, tal ütleme tekkisid siin mingid lihaspinged ja asjad, et aga võeti kokku ja mindi sinna võistlema, et see, ma arvan, niisuguse enesekindluse mõttes, et ka sellisest seisust, ütleme, mis võib-olla ei olnud nagu tegelikult ideaalne enne seda võistlust, ütleme, minna ja teha niisugune tulemus, ma arvan, see nagu andis päris palju juurde. No remargi korras oli siin korraks, paanika on vale sõna, aga murekorts oli päris suur juba, et ka meie enda toimetuse delegatsioon ju loomulikult peab piletid ja hotellid ja kõik ära broneerima ju varem. Sel hetkel, kui see tehtud sai, oli ka Karel Tilga minemas sinna veel. Ja siis, kui tuli see jutt, et äkki Erm ka ei lähe, ja Tilga oli loobunud juba, siis oli seal mingil hetkel võimalus, et meil on üks kumb naine võib-olla seal ja see on kogu lugu meil seal sise MM-il, nii et kokkuvõttes läks ikka selles mõttes üli hästi. Ja tegelikult kogu see EM või see MM oli tegelikult äge, kui sa vaatad. EM oli äge ja ma arvan, midagi poleks ka suhtes juhtunud, kui nüüd tõesti oleks läinud kohale ja ajakirjanik ja meil mitmevõistlused poleks olnudki, 2 maailmarekordit ja asju. Ei, selge see, jah, lihtsalt oma medal on oma medal. Ei, seda muidugi, ma mõtlen, see oleks olnud ka selles katastroof nagu toimetuse mõttes, ma arvan, et kui nüüd tõesti meil poleks keegi saanud minna, loomulikult oma medal, et see on nagu ülim asi. Jah, aga meie need sprinterneiud olid ka, tegid oma töö ära 60 ja 60. Ei, oma töö, jaa, ma pean see nagu siin mis on? Soga. Ma arvan, et tegid rohkem oma töö, sest kui sa jooksed MM-il, jooksed Eesti rekordi, siis see on nagu rohkem kui oma töö ära tegemine. Ei, see ongi oma töö ära tegemine. See on ikkagi nagu enese ületus natuke, kui sa teed Eesti rekordina. No jaa, aga selle nimel sa ju treenid. Ja selle nimel sa treenidki, aga tõesti, hästi tore on lugeda, kuidas nad töö kõrvalt, üks on kumb neist see arst isegi on, Suuman ja selle töö kõrvalt lähevad, võistlevad, jõuavad poolfinaali, aga muidugi see, et kuidas tõesti nad on suutnud ühendada tööelu ja spordi, ühest küljest tore lugeda, aga teine on see ikkagi, alati jääb küsimus, et kui nad pühenduksid 100% spordile, mis siis nende võimed ja tulemused oleks? No ma kujutan ette, et pragmaatiliselt, kui nad vaatavad samas, et vaadates, mis aladega nad ka veel tegelevad, et kus siis see maailma tipp seal veel, mis sekundi kümnendikes seal ookeani tagant peamiselt tulevad jooksjad ja jooksevad neid distantse. Et siis kuskil on võib-olla ka selline pragmaatiline arusaam, et võib-olla medali pretendendiks ma ikkagi tiitlivõistlustel ei saa kunagi. Ja siis tulebki teha neid valikuid, et kas ma panen kõik oma kaardid sellele sportlaskarjäärile või seal taustal ikkagi tegelen millegagi veel ja ehitan oma muud karjääri üles, et eriti kui see on veel sellisel alal, mida sa saad reguleerida oma koormusi seal ja vaadata natukene, kuidas need asjad klapivad. Ja, aga see on, teisalt on muidugi see paratamatus, et Eesti on sedavõrd väike riik, ma arvan, et oleks tõesti mõnes suures spordiriigis oleks neile antud võimalus vähemalt teatud vanuses, just et sa lõpetad selle juunior ära, siis piisab stipendium, piisavad võimalused ja tingimused selleks, et sa saaksid 2-3 aasta jooksul näidata ja ise näha, et kas on mõtet sportlasena edasi minna või siis tuleb minna poolenisti tootvale tööle.
aga Eestil, selge see, et täna nad daamide vanusest ei ole paslik rääkida, aga 28 ja 31. Ei, see on praegu praegu tõesti enam mitte, ma ei räägi seda, aga just siis, kui neile oleks loodud kõik tingimused tagatud, kõik võimalused tagatud, korralik stipendium vanuses 20 kuni 23, 24, et mis siis oleks täna minu meie spordisüsteemis, kus saab tulla. Ma räägingi, et see on, oleks need Inglismaal, Uus-Meremaal, Austraalias, ma ei tea, nendes riikides, võta siis kas või Norra või Holland või vaata, kus hollandlased ja kusjuures neil on see paganama keskmaa on nii kõvaks muutunud hollandlastel ja kusjuures eks nagu ma olen kuulnud, eks nad ühendavad kõik selle keskmaa, sest kiiruisutamine on ka sisuliselt ju nii-öelda keskmaa jooks, kas siis korradima minutiga, 2-3 minutiga vastavalt distantsile läbivad neid võistlusmaid ja et seal on kuidagi see know-how kõik kokku pandud ja aga minu arust siin kahe naise puhul saab rääkida lihtsalt ülistada neid, kui selliseid oleks vaid rohkem selliseid mehi ja naisi, kes veel selles karjäärifaasis, sellel tasemel sellise tõsidusega veel teevad seda asja ja üritavad veel parandada ja edasi viia neid oma isiklikke ja Eesti rekordeid kõike ja teha seda sellisel tasemel, kus nad pääsevad peale tiitlivõistlustele ja sealt veel esimesest ringist edasi isegi, et mõtle, kui palju vaesem oleks meie sport või kergejõustik, kui neid ei oleks. Kui nad 25-selt või 7-selt, kui nad aru saavad, et medaleid ma ei hakka kunagi võitma enam, paneksid pillid kotti. Aga see annab neile ju endale ka niisugune kõva boosti ikkagi minna sinna suurtel tiitlivõistlustel, võistelda publiku ees ja näha seda kõike kõrvalt. See on ju täpselt see, kui me omal ajal käisime golfi MM-il, eks meil ei olnud ju isegi lootuse kiirtki. Me mängisime selle peale, kas me jääme viimaseks või ei jää, kas me suudame kedagi meeskondlikult nagu. Aga see, et võitled selle nimel, et sinna koondisse saada ja see oli ikkagi, ütleme niimoodi, hoopis teine maailm, tähendab, sind koheldi täpselt samamoodi seal tiitlivõistlustel nagu kõik need täisproff, esimest korda Filipiinidel pidi Tiger Woods ka ju sinna kohale tulema, aga ta hakkas profiks veidikene enne, eks. Sul on kõik tingimused, sul on harjutusväljakud, pallid, kõik niimoodi, harjutuspallid, kõik, sinna maani, see on jumalast äge. Aga me hüppasime nüüd mitmevõistluse teema pealt korra ära, et nagu alati kogu see sisevõistluse ja seitsmevõistluse pool peaks andma meile nagu järgmise jätkuteemana küsimuse ikkagi, kuidas see siis 10-võistlusesse edasi võiks tulla see areng, mida Johannes Erm siin antud juhul näitas ja mida see suvi siin üldse tooma hakkab olukorras, kus meil olümpiale tahtjaid on ju rohkem kui neid kohti ja ilmselt tasemel sportlasi ka rohkem kui neid kohti Eestil on. Et see saab olema üks päris vägev action, üks kiri oli meil ka sellel teemal, mismoodi see olümpiale pääs siin käib, et võib-olla on isegi mõistlik see siin samas korra juba menetlusse võtta, Peep ei ole valmis muidugi selleks. Aga nii palju, kui ma ise päästa Peepu siin, siis nii palju, kui selline kuidagi lihtne mitmevõistlus huvilise matemaatika seal näitas ja vaadates neid alasid, mida Erm seal siis, kus ta oma isiklikke nihutas, teivas näiteks ja kus ta näitas, et õnnestunud tehnikaga võib ta kõrgust hüpata päris kõrgele ja tegelikult on ta selgelt ka varu veel, kui ta suudab seda stabiilsust seal parandada ja tehniliselt veel tublim olla, et füüsiliselt on ta võimeline kindlasti veel kõrgemale hüppama. Et kui tema see eelmise aasta MM-i tulemus oli 8484, siis ma ütleks, et sellise 8-6 peale tõstis ta sellise, ilma liiga suure eneseületuseta 10-võistluse taseme või lati või ootuse kindlasti eelolevaks suveks, aga vahepeal on võimalik areneda. Aga sina, ma võtsin see kirja ette, siin muidu küsitud, milline statuut on, aga ma ei ole täpselt seda statuuti ise ka uurinud. Mina olen. Oled, jah? Jaa, sellepärast ma natukene siin utsitasingi, et kuna ma nägin, et see kiri tuli, siis ja kuna see ala mind ennast huvitab, siis ma õhtul... Ma mäletan, me rääkisime sellest minu arust kergejõustiku inimestega korra eelmine aasta juba, et mismoodi see, kui need 3 meest kõik ära täitsid, et mis siis peab olema, aga ma ütlen nüüd, enne kui sa ütled, kuidas tegelikult statuut on, siis minu mäletamist peaks olema nii, et kui Uibo teeb see aasta ka normi täis
ja ütleme nendest kolmest keegi nagu ütleme ma ei tea, ei võistlegi või, et siis Uibol on nagu eelis vist. Kui keegi neist ei võistle, siis on kindlasti eelis, absoluutselt, et ma siis õhtul, kuna ma nägin seda kirja, kuna ma seda kirja nägin, siis ma õhtul hilja ajal, kus ei ole võib-olla sobilik isegi, kirjutasin meie kergejõustikule ühte presidendile ja hommikuks olid mul ports dokumente, ei õhtuks olid dokumendid ja hommikuks oli juba paar täpsustust ka seal meilikastis ja kõike seda loogikat ära siin ei räägi, aga jah, esimene teadmine, mis peaks vajalik olema minu arust on see, et olümpiale saab nii normiga kui seal järel ju nagu pingereaga, et normi täitjatel on jah väike eelis, aga see ei ole ülimuslik selles mõttes, et sa võid ka normi täitjana jääda olümpialt välja ja sealt pingereast tuleb keegi altpoolt hoopis. No see on absurdne mõneti ju. See võib niimoodi juhtuda ja see statuut, mis on siis paika pandud, see on kergejõustikurüdu kodulehel tegelikult leitav ka ja ma saan aru, et seal on kõik osapooled enam-vähem ja meil on rohkem kui 40 võistlejat, meil on seal Risto Lillemetsad ja Tšernjavskid ja kes meil seal kõik arvestades, et jutt käib ka EM-idest ja asjadest, see on üks dokument lõpuks, et see reegel, mis siis on punkt 3 selles reeglistikus on see, mis ütleb, et mitme võistleja peab ikkagi olema 2024 võistelnud ka 10 võistluses. Et see on nagu esimene punkt, mis võib muuta päris palju, kui seal kellelgi nendest 3 normitäitest näiteks mingisuguse vigastusega on probleem või näiteks võistleb ta kuskil ja saab nulli näiteks ja mingid sellised olukorrad tekivad, et siis võib hakata seal olukord nagu huvitavaks minema, et kui nad kõik võistlevad, Erm, Õiglane ja Tilga ja teevad hea tulemuse, siis teevad hea tulemuse ka veel, rääkimata sellest, kui nad isikliku rekordi parandavad, siis ei ole nagu küsimust, et nemad on kindlasti minejad, aga huvitavaks läheb jah siis, kui nad näiteks võistlevad korra, aga see võistlus läheb neil untsu, et siis tekib seal selline, et see põhiline pingerida tekib siis niimoodi, et kui sa oled, sul peab olema esiteks peab sul olema 2 võistlust üldse ette näidata, selleks, et sinna, kui sa tahad pingerea alusel saada olümpial, siis peab 2 võistlust olema, näiteks Michael Uibol peaks olema 2 võistlust sellest aastast kirjas, selleks, et ta sinna pingeritta pääseks. Sellest aastast? No sest eelmisel aastal tal ei olnud vist üht. Ei, aga teistel läheb eelmise aasta võistlus ka. Just, ja seal tekib nüüd see, et kui me räägime Tilgast, Õiglasest ja Ermist näiteks, siis kuidas seda pingerida hakatakse tegema, et see eelis, mis nendel, kellele see norm on juba täis ja tulemus on all, on see, et nende puhul siis liidetakse kokku eelmise aasta parim tulemus ja selle aasta parim tulemus ja võetakse siis nende keskmine. Ehk siis näiteks, välja arvatud juhul, kui sa teed tänavu veel parema tulemuse, et kui Õiglane või Erm teeb näiteks üle 8484, siis ta läheb sinna sellesse pingeritta selle sama tulemusega, mis tal on. Et kõige lihtsam on siis, kui kõik teevad tänavusel aastal oma parima. Ma saan aru, et ma ajan ka natuke segaseks seda asja praegu, aga siis arvestatakse seda keskmist ja see, aga kui sa teed 2024 parema tulemuse 2023, siis arvestatakse seda 2024 tulemust seal. See on nagu põhireegel, et see, mis sa teed 2024 on igal juhul väga oluline. Ma ei saa, mis kuradi 2 tulemuse teema, kui näiteks Uibo läheks praegu, ma ei tea, läheb ta Desenzanosse kuskil kevadel, teeb seal, täitsa lambist teeb 8600 näiteks, eks ole, mis teist võistlus see on vaja on, sest ta on ju selgelt see on selle nii-öelda Jaafi pinger ja klausel. Kui ta normi teeb täis, siis ei ole vaja 2. Normid on ju täis. Kui Uibo teeb normid, see on sel juhul, kui sa tahad. Ma ei tea sellest käima aru, et see Jaafi pingerast vaid. Ja see kehtib siis. Ühesõnaga, see on nagu eeldus selleks, et tal tekiks üldse ilma normi täitamata võimalus olümpiale minna. On ikka. No tegelikult ei ole. Tal tekib näiteks siis normi täitmata variant ja see nagu maalin mingisuguse halva stsenaariumi, kui näiteks, ma ei tea, Õiglane või Erm ei saa sel aastal ühtegi 10 võistlust kokku. Siis võib tekkida see küsimus, kui Uibo näiteks tuleb ja teeb, ma ei tea, napilt alla normi 2 võistlust, siis on võimalik, et Uibo läheb hoopis selle normi täitja asemel olümpiale.
minu jaoks praegu seda siin vaagida on täitsa mõttetud. Aga põhimõtteliselt Tilgal oleks nagu asi kindel või? Vaid kui Tilga sel aastal näiteks ei tee ühtegi võistlust põhjusel või teisel? Ikka peab tegema. Ka tal on vaja seda selle aasta tulemust näidata. Kelle jaoks? Jaafi jaoks või meie omade jaoks? Meie omade jaoks. Kas see on õige? No nii on, kuidas sa võtad seda? USAs on üldse niimoodi, et saame kõik valikvõistlusel kokku ja ebaõnnestud seal ja sul on kõik läbi. Tilga eelis on see, et ta võib lubada endale selgelt sellel aastal sellist kehvemapoolsemat võistlust ja tänu sellele eelmise aasta MM-i tulemusele 8681 saab ta selle keskmise suhteliselt hea, et oletame, et ta läheb Kötsisesse, teeb seal 8319, see on suvaline näide, oletame, et Tilga teeb Kötsises 8319, see teeb tema eelmise aasta MM-i ja siis tänavuse keskmiseks 8500 ja järelikult selleks, et kui Uibo tahab olümpiale minna, peab tema oma selle skoori saama üle 8500 näiteks. Ja, aga Tarmo, ütleme niimoodi, ega ju Tilgal on siin vigastustega probleeme olnud ja kõik niimoodi, tal on mingisugune pisivigastus, tark oleks mitte võistelda. Ja nüüd ta peab minema, olgu siis Kötsisesse mõtled loogiliselt, aga päris niimoodi ei saa ka 10 võistluse vastu minna, et sa ei teagi, mis seisus sa oled. Ei, okei, sa teed üksikalasid ja midagi, tal ja näitan ennast sellega. See võimalus jääb ka, aga see jääb sellele eeldusele, et sul ei teki uusi normitäiteid näiteks. Et ma saan aru, et nii-öelda edetabeli teise ja kolmanda numbri puhul see veel tekitab küsimusi, eks? Aga see nii-öelda Eesti parim, kes praegusel hetkel on Tilga, nii kaua kui keegi tema nii-öelda seda 8-6, mis ta oli. Ma arvan, et eks need asju on arutatud enne ka ja ma ei usu, et see nii dramaatiliseks läheb. Loodame. Kuigi ma loodan, et Uibo teeb muidugi ka normi täis, et minust Uibo vääriks ka. Ma ei saa öelda, et keegi neist kolmest ei vääri muidugi olümpiale minekut, aga Uibo väärib üldiselt nagu oma karjääri pealt seda sama palju, et aga me ei tea keegi, mis seisust üldse on või kuidas ta seal täpselt läheb ja kas ta üldse on võimeline. See EM on veel ka ju, siin on neid variante, kus neid häid tulemusi teha, nii päris palju tegelikult. Ja tegelikult see olukord on lihtsalt puhtalt absurdne, kuna meil on nii palju häid 10 võistlejaid. Aga vägisi meenub, tead sa Nõukogude Liidu aegne, et kui sa pidid kogu aeg ennast tõestama. Aga siis peadki, kui see ala seis on selline. No paraku jah. See on loogiline. Nii, lähme edasi. Vahetame teemat, räägime põrinatest, WRC sari. Vist otsustas ei ole veel nagu lõplik selles mõttes, aga on andnud väga selge märguande, et on soov loobuda juba järgmisel aastal hübriidmootoritest, just kui on ühte teed mindud ja kuidagi esimesed valud üle ka elatud ja nüüd siis äkitselt selline uudis, et rääkige nüüd teie mehed, mis asi see nüüd on? Jumal tänatud austas, millest hübriidiga mässamine on mingi laus totrus. Ei tegelikult olivat, ma olen seda uurinud, ma homsest selle ette nagu kirjutan vedike lugusid eelkõige nendest probleemidest tekitavad. Aga see on esiteks, hind on 150 000 eurot on jääks. Nii, paned selle autole. Nii, teine asi on see, et ta kipub lagunema. Ja mis ei ole... Hübriidi pärast on nii palju võistlus meestel pooleli. Ja kusjuures probleem on ju selles, et tiimid ise ei saa mõjutada seda hübriidi töökindlust, töötamist, mitte midagi. Nii, kolmas asi. Hübriidid peavad näiteks minema sinna ülemere etappidele, transporditakse nad eraldi, mis on lisakulud. Neljas asi on see, et kui hübriidiga midagi juhtub, siis tuleb ta saata ja 100-kilone kast Euroopasse, kus see võetakse lahti ja seal uuritakse särgid, et mis seal viga on ja siis saadetakse tagasi. Millised meeletud, ühesõnaga, täiesti absurdne süsteem, kuigi ta andis autode kiirust juurde, nagu Latvala ütles, võtame hübriidi maha, ajad kukuvad kilomeetri kohta 0,2 sekundit. Et andis nagu 0,2 sekundit juurde kõik nii, aga... sellele autod lähevad kergemaks jälle. Nii, aga võt see on järgmine probleem. Läheb järgmisest aastast hübriid ei ole. Võetakse see ligi 100 kilo maha, siis vähendatakse siis autode tagatiiba, ehk siis tehakse seal kohendusi, pluss siis vähendatakse ka mootorite jõudlust, kuna siis auto muutus kergemaks.
ja selle peale siis jällegi nii Latval kui Millenär on otse välja öelnud, et me ei jõua nii kiiresti asju korda, sest kui sa võtad selle kuradi kasti sealt välja, auto tasakaal kohe muutub, raskuskese muutub, kõik muutub. Tagatiib tuleb testida, mootor tuleb kohendada, siis seal on see paganama piiraja, eks kõri tehakse väiksemaks. No kõlab nagu uus auto ikka. No sisuliselt nad ütlesid, nad peavad kõik, nagu Millenär ütles, kõigepealt me peame välja mõtlema, kuidas need uued tingimused töötavad, siis hakkama valmistama neid siis nii-öelda tagatiiba ja kõik see tuleb ju valmistada ja siis autos ka seal, kuidas seal kohendada. Kas saad midagi ju võtta ikkagi ka sellest hübriidi eelsest ajastust? Jaa, aga siis tuleb testida ja samas nad ütlesid, et neil on praegu vaja tänavuste autodega kõvasti tööd, hooaeg on alles salanud, sisuliselt 2 etappend. Nii. Et ütlesid, et tegelikult ühest küljest on see jama ja tegelikult nad ütlesid, et see, et me vähendame nüüd seda nii-öelda piirajat, ütles, et see ei ole veel kindel. Latval ütles, keegi pole sellega rahul, nõus. Ütles, et võtame sellega... Point on ju see, et need WRC2 nii-öelda WRC2 pluss autod, suudaks neile nagu järgi tulla natukene. Ja et oleksid võrdseid autosid nagu rohkem ja minu arust see on absoluutselt õige. See, kas see auto läheb seal 0,2 sekundit kilomeetri peale kiiremini või aeglasemalt, seda tavaliimine nagu nii aru ei saa. Kui see auto tuleb sealt, sa ei suuda seda hoomata. Ja see ei muuda nagu nii-öelda nagu vaatemängulisuse mõttes mitte midagi, küll aga annab juurde see, kui need WRC2 autod lähenevad nagu sellele päris WRC autole, seal need, ütleme, need kõvemaks tehtud WRC2-d hakkavad sõitma WRC-dega samas klassis, okei, nad ei ole võib-olla sama head, aga sealt toovad seda mingit konkurentsi juurde ja see, mina võtan seda küll igatpidi positiivsena. Jaa, aga nüüd on jällegi, hakkab seal järgmised probleemid, eks. Et tähendab jällegi seesama FIA, kõik ametnikud ütlevad, et see nii-öelda WRC pakett sellele Rally 2 autole peaks maksma 5000 eurot. Ja siis nad hakkasid ütlema, näed, seal selle paganama, neil just see kõri tuleb laiendada, eks, et sellega piirad laiendada, eks seal tulevad, neil tuleb vastavalt suurem tagatiib, eks, ja siis uus käigukast on ju, tuleb labatsitega käigukast, eks, nagu kunagi oli ja kõik niimoodi. Aga teine probleem on see, et need nii-öelda Rally 2 autode tootjad ütlevad, et aga miks me peame tegema see nii-öelda Rally 2 pluss autosid? Miks? Sellepärast, et meid huvitab see autode müümine. Meid huvitab autode müümine, meil huvitab see, et nad sõidaksid rahvuslikes klassides, on ju, ja huvitab see, et nad võitleksid Rally 2 meistritiitli nimele. Ja ütles, et me võime jõuda niisuguse seisu, et mitte keegi ei hakkagi neid nii-öelda see on natuke tiimide jonn ka, mis meid huvitab see autode müümine. Kui see tšempionaat, siin huvitab ainult meistritiitel, mis kui müümine. Miks nad seal tegelevad selle ralli auto kokkupanek? Ole seal tasemel. Ei, no kuule, mõte on see, et meistriks tuleb. Autotootja jaoks. See autoga tuleks meistriks. Ei, no sellega nagu nii ei võida. Sa vaatad, et oi, näe. Toyota, tore auto, ma olen ostanud enda kauplust ka Toyotad, et see on nagu asja mõte, mitte see, et nad neid jutt ei käi ju poes autode müümisest, jutt käib nendest WRC2 autode müümisest, nad tiimide poolt. See, et Škoda seal oma neid autosid igale poole laiali paneb või sama M-Sport igale poole oma neid WRC2 Forde müüb, see ei ole ju sport, see me räägime praegu spordist, mitte mingist sellest, et müüvad neid autosid. See on sama hea, kui ma ei tea, ma teen vibulaske võistlus selleks, et vibusid müüa, no ei ole niimoodi. Selleks, et kümnesse lasta, see on asja mõte. Peep, aga seal on kohe järgmine probleem. Sa ju lugesid uudist, et nüüd on ju see, et Euroopas lõpetatakse selle Hyundai i20, i30 autode müük ära ja jällegi, seda ei ole Hyundai tiim kommenteerinud kõik, aga jällegi arvatakse, et nad lõpetavad oma selle Rally 2 auto arendamise ära, sellepärast, et põhiturg ongi just Euroopas. Enamus rallisid ju kõik on ja no, nagu Peep ütles, on see sellepärast nemad teevad, et neid autosid müüa. Ja kui
vaatad, et jube ägedalt see kuradi Hyundai sõidab ja lähed poodi, selgub, et müüdaks seal. No ja, mis i20 ongi muruniiduk, kes üks üldse ostab endale? Nii. Juma sinna mahu sisse. Ei, aga saad aru, Peep, see on selge see, et nad peavad välja... Sa ei ole ka sihtrühmad selgelt ja keegi meist siin laua taga ei ole juba kabariitide pärast. Nii, ehk siis nad peavad, kui nad tahavad seal jätkata, lähiajal peavad lihtsalt uue mudeli R8 või Rally2 autoks võtma. Aga see oli nagu FIA süü. Ei ole. Aga no üks küsimus minu arust ikkagi põhiküsimus on see, millele Urmo Aava juhtis tähelepanu ja kuhu see jutt on natuke tüürinud ka, et ma saan aru, et see on mingisuguses, ma võin eksida nendes organite nimetuses, aga noh, see läheb nüüd see mõte või ettepanek või otsus läheb siis kuskile FIA kõrgemasse liini kinnitamiseks, et enne see asi ei ole tegelikkus ja Urmo Aava juhtis ka minu arust tähelepanu ja väga loogilise takistusele, et praegu on see periood, kus kas või need samad autotootjad saavad anda oma hinnangut siis sellele, mida nad sellest arvavad. Ja noh, ütleme, kui kogu autoturg maailmas liigub ikkagi sinna, olgu ta hübriidindus, elektrindus, mis iganes, selliste vesinikundus, mis iganes mingite versioonide peale, et siis kas neil on huvi nagu tagasi minna hübriidide pealt tavalisele klassikalisele masinale, ma ei ole sellest küll kindel. No, kui nende tootmine ja fookus on või nagu suur osa sellest fookusest on ikkagi nendel alternatiividel. Ega nüüd päris autod ka ära ei kao. Kuule, hakkame sealt pihta, et vesinikauto, see ei ole mitte üldse lähiaja küsimus. Seda me hakkame võib-olla rääkima. See on selles mõttes eraldi teema, aga see, et see fookus on seal, see on selge. Ja kogu arendustöö ja kõik see pool. Aga saad aru, nad ju teevad ka, nad üritavad võimalikult kiirelt teha siis elektriautode klass tuleb ka ju. Aga mis kõige totram, nagu mina sellest aru sain, on see, et nad proovivad leida regulatsioonid, et siis elektriautod võitleksid selle Rally1 autodega koos tšempionaadi nimeleks. Ja kuidas... Mina saan aru, nii palju mina lugesin, et neil tuleb eraldi klass ikkagi, ma saan aru. No kuidas sa nüüd kokku paned, ma küll ei kujuta ette, olen küll üsna põrinate kauge inimene, aga nii palju küll tean, et need on ikka oma olemuselt nii erinevad asjad. Olemuselt, mis see olemuselt erinevad? Aga tegelikult üks asi on, mis kõige absurdsem selle reeglite juures on see, et 2026, üks jama on see, et hakkavad kehtima uued regulatsioonid ja vanad jäävad ka veel alles, üks nii. Aga sa pead suutma Rally1 auto tegema 400 000 euroga valmis ja reegel on see, et Parkfermist ralli lõpus võidaks see auto sult ära osta. See oli minu kõige suurem, ma tean seda, et vanasti Eestis oli selline rahva mingi kross. Soomes on... Ja seal on niimoodi, et tõesti, ma ehitan mu garaažis, ma ei tea, keevitan mingitest juppidest mingisuguse käraka kokku, lähen sõidan see, kui ta on ära ja siis sa tuled pärast finissid ja autod vai, ma ostan selle ära, siis pead seda ära müüma ja nii on, see on täiesti ajuvaba reegel, mis kuradi reegel see on? Mis selle mõte on? Mõte on selles, mis on see Soomes on väga populaarne, see jogamehen luoka. Nad sõidavad, mõte on selles, et sa ei aja kulusid ülemäära suureks, ehk siis seal oli hind ka, seal oli vist minu meelest 1000 eurot. Et sa pead selle 1000 euroga ja sa kujutad ette, et kui sa paned sinna kõik uued detailid, võimsa mootori, kõik niisugused asjad, paned sinna 5000 sisse ja siis iga tüüp võib sult selle kohe ära osta ja sellega nad tahavad siis kindlustada see, et see autode hind ei läheks üle piiri, üle 400 000. Ühest küljest tore, ütleme niimoodi, et võtab Eesti... Kuigi ma ütlen, kes see ostmise mõte, ralli auto ostmise mõte on nagu nonsens mõnes mõttes. Et sul on see WRC auto, eks ole, nii 400 000 maksab. No ega siis Hyundai tiim ei lähe osta endale Toyotat endale, siis tiimi. Ja ütleme, kui mingisugune vend on, ostab endale selle Toyota, siis ostab endale näiteks mingi suvaline mees, näiteks sealt kõrvat tuleb keegi, mis teeb selle autoga siis? Kus sõidab selle? Oota, Peep. Kes seda näitab seda masinat? Oota, stopp, rauna maa. Praegu maksab Rally2 auto umbes 300 000 või niimoodi. 300 000 pluss on ju. Rally pluss auto läheb veel kallimaks. Ja nüüd 400 000. Kui praegu oleks niimoodi,
miks see Solberg peaks siis sõitma 350 000 eurot maksma autoga, kui ta saab minna ja osta endale? Ei, aga mõtle, neid ei ole ju palju, no Jaan, ei ole, no kus siis, üks asi tuleb ka muidugi korda teha, et need naljavendi ei tohi nagu sõitma lasta MM-il, see on nagu, muidu on tõesti, et mingisugune igasugune suvaline šeik ostab, et ma ostan ka auto ja lähen sõidan seal MM-i, no see on ju... No praegu Serde Riidis sõidab, no see Riidis sõit ongi, see on ju, no minu arust peaks olema keelatud tegelikult. Nii, aga seal ongi see, jällegi, tuginedes Jari-Mati Latvale, kes näitas ära probleemi. Ta ütles nii, et neil on aastas 10 autot. 10 ralli 1 autot, mida nad siis opereerivad. Täna see siis, järgmisele rallil järgmise mudeliga, no nii. Ja ta ütleb, et me ei tea, mis muutub. Et me jõuame ralli finišisse ja mingi tüüt tuleb, ostab meilt kõik need 4 autot ära. Et me peame müüma. Ja ütleb, et aga mis siis toimub? Siis me peame ehitama uued autod ja ta ütles, et see uue auto ehitamine läheb 2 kuud. Et see ei ole loogiline ega normaalne, et asjad niimoodi käivad. Ja nagu ta ise ütles, et 400 000 euroga seda autot ei ehita. See on selge. Sealt läheb natuke juurde kõik niimoodi, aga ta ütles, et see on jälle lisakulu ja ütles, et see on niisugune absurdne reegel ja ma arvan, et nad kohendavad ära nii selle reegli kui ka selle, et järgmisest aastast ralli 1 autod on vähem võimsamad, et need on suured probleemid tiimidele. Nii. Aga lähme edasi, et kell läheb ja mul ei olegi väga aega siin täna teiega istuda. Mis mõttes? No seepärast, et tähtsam asjad tulevad peale. No sellest saatest ei ole mitte midagi tähtsamat, aga okay. Nii, aga lähme edasi jalgpalliga ja õigemini jalgpalli ja korvpalliga, kelle eest vedamisel siis püütakse Tallinna rajada 12 000 pealtvaatajat mahutav hall. Et siin keegi on püstitanud küsimust, kas see on realistlik ja kas see on üldse vajalik ja mis sellest võib saada. No, vajalik, eks ta on selline, no ilmselt kui tahame korraldada neid mingeid suurturniire, no siis selle jaoks ta on vajalik, ega nad igapäevaselt, no mõtlegi seda, et ta on meile vajalik, aga kuidas ta igapäevaselt nagu ennast ära tasub, see on nagu see suurem küsimus selle asja juures. No eks see on finantsloogika mõttes... Mis saab siis praegustest suurallidest? No, ma ei tea, kui palju... mõttes muidugi on. No Tondirabal vist ei ole häda iseenesest. Tondirabal häda, aga kas näiteks praeguse nimega Unibet Arena, et kui koormatud ta siis on ikkagi nende üritustega, kui üks hall veel tuleks, noh. No siin peab ju arvestama, et need ei ole ainult spordihallid, et seal toimub näituseid, kontserte, kõik. Asju, et kui palju seal on, ma sõidan peaaegu iga päev sealt Rocca al Marest läbi, ma ei näe, et seal mingid asjad nagu toimuks. Teisalt jälle selgi see, et meil nagu, kui me tahame mingit Kossu EM-i korraldada, siis on seda halli vaja, aga see 12 000 mingi hiigelsuur asi ju ka ei ole. Ja kusjuures see 12 000 tuleb ju tegelikult üks, mida te praegu ei hooma, et tegelikult on initsiatiivi enda kätte võtnud jalgpalliliit ja neile on konkreetselt seda halli vaja ja see 12 000 tulebki sellest, et jalgpallil on vaja 8 000 ja kui sa paned 8 000 tribüünid, siis nii-öelda sealt alt tõmbad veel välja 4000, selle pärast tuleb see nii-öelda 12 000 kõik nii. Ja neil on, tegelikult see on probleem, ütleme niimoodi tõesti, kui me sinna konverentsiliigasse või mis asi see oli, see jalgpallis on konverentsiliiga. Jah, et kui seal tõesti pääsed nagu edasi ja alagrupp hakkad mängima, jumal, sa pead seda talvel tegema, nagu nad jalgpalliliit ütles, neil on naiste aknad on ju talvel. Veebruar ja detsember on naiste aknad. Kui naistel on ju ka see paganama rahvuste liiga ja neil just praegu toimuvad play-offid, just nüüd. Veebruaris toimusid play-offid ja kõik niimoodi. Ütlesid, et meil ei ole kohta, kus mängida. Et kui on hea lumeta talv, jah, siis me saame seal Lillekülas mängida, eks. Ja seal on ka teatud nõudmised. Seal peab olema vähemalt 8000 kohta. Nii, järgmine, kes kohe hakkasid ju tegelikult... see on loogiline. Kui seda Glasgow MM-i sai vaadatud, siis see Jaani lugu oli kogu aeg kuklas seal, et selle pilguga just, et päris
päris nagu ahvatlev võimalus oleks midagi sarnast omada meil siin Tallinnas ka. Ja kusjuures ma usun, et Teigamägi tooks selle sise-EM-i. Kui saal oleks, muidugi tooks. Nii, siis võtame järgmine juba need kontserdikorraldajad seal kuskil foorumitest ja kõik ütlesid, et oleks ilgelt vinge, sellepärast, et meil paljud tippartistid ei tule Eestisse just sellepärast, et meil on saal väike. Meil on saal väike, aga kui me saame sinna ligi 20 000 inimest sisse panna. Teine asi kui? Oleks teine asi. Nii, korvpall tahab ju raudselt EM-finaalturniiri. Finaalturniiri ja nagu näha, siis mul on tunne, et siin Leedu ja Poola mängudele tõepoolest 10 000 tuleks täiesti vähemalt ära ka sinna. Et sellises natuke buumilaadses olukorras veel, millal siis veel seda rauda taguda? Ei, seda muidugi. Aga kas see buum jääb kestma? See on juba alajuhtide kätes. 12 000 ei ole nii suur hall, et ütleme, see on igas maas riigis on selline. Palju see Riga Arena on? 10 või? Vähem ikka, vist 12 päris ei ole, aga ega ma nüüd peast. Aga Riga Arenal on ka ju probleeme. Vabandust, 14 500. 14 500 isegi. Nii, siis järgmine käsipall on ääretult huvitatud siin ja nad ilma selle hallita juba annavad sisse taotluse korraldada 2030 või 32 EM alagrupi turniir. Okei, väike parandus. Kontserdil 14 500, et korvpallimängul 11 200. Ja ma ei tea, Okil on 10 ringis. Nii, ja sealt hakkavad ju riburada pidi tulema. Iluisu MM. Jaan, võta rahule nüüd maha. Ei no, mis mina? Ega siis nüüd see kõik on nagu tore, aga kas me räägime veel kord, et kas selle ehitamiseks nagu reaalselt ressurssi on ja kes seda üle hakkab pidama? No see on see esimene küsimus, mis sa küsisid, jäi mul ka Jaan sinu lugu lugedes segaseks, et alade esindajad olid seal palju sõna saanud ja olid väga entusiastlikud ja loomulikult väga huvitatud, aga mul jäi segaseks ausalt öeldes, et kas kusagilt on mingit signaali näha, kosta, tunnetada, et ilmselgelt riigi ja linna poolt, kust mujalt on keegi päriselt ka valmis olukorras, kus me siin loeme igat miljonit, rääkimata 10 või 100 miljonist. Selles olukorras sinna kätt või õlga alla panema? On, aga mitte enne, kui on olemas projekt, kui on olemas hind. Võt see ongi takistus ja miks mina sinna lukku seda kõike ei pannud, kuna kõik ütlesid nii linn kui riik, ütles seda, et me ei kommenteeri seda asja enne, kui meil on paber laual, kui palju see kõik kokku maksab. Ja see on täiesti 2 erinevat asja. Ma tean, et ühtede arvutuste järgi on selle maksumus 50 miljonit, teise arvutuse järgi 100 miljonit. Kusjuures elu on näidanud, et siis kui ehitama hakkad, siis tuleb veel pool juurde. Ja sellest sõltub väga palju. Nagu Tanel Tein siin kirjutas ka seda oma lugu, tähendab ühesõnaga, riigil on projekt, et kui meil on praegu riiklikult tähtsad kultuuriehitised, mida me finantseerime, eks see on ERM ja siis see on see, näiteks Rakveres saab kohe valmis Arvo Pärdi keskuseks ja siis Sükut vist nüüd tahetakse teha ka spordiobjektidele täpselt samasugune, kas see oli hasartmängumaksust kuskilt sealt niimoodi, see on praegu projektina väidetavalt, jälle summasid ei tea, aga väidetavalt olla siis 12–16 miljonit aastas. Ja kui selle halli maksumuks oleks 50 miljonit, ei oleks probleem 2 aasta nii-öelda need summad sinna, 36 miljonit oleks koos, linna poolt ka mingit probleemi. Aga kui ta maksaks 100 miljonit, oleks hoopis teine jutt. Et ühesõnaga, aga jällegi, nad teevad ju väga täpsed arvutused ja minu meelest oli see ju, nagu see korvpalliliit näitas ära, 50 miljonit toob alagrupi turniir Eestisse väljaspoolt raha, millest 7 miljonit läheb maksudeks. Ja seal on täpselt nii. Näiteks kui tulevad käsipall, saalihoki, kontserti külastajad, korvpall, jalgpall, kõik nii ja tulevad panevad paberid, näete, meil on garanteeritud järgmise 5 aasta jooksul need võistlused, kust riik saab maksudena
mis iganes, kokku kõik 30 miljonit. Jällegi hoopis teine jutt ju. Nojah, nii paberil on kõik ilus, aga elu on näidanud, et asjad päris nii ei no, eks elu on näidanud, et üht-teist on siia kerkinud ka taas iseseisvusperioodil, et kui tõele otsa vaadata, siis ega vana nimega Saku Suurhall on juba tänaseks ootamatul kombel päris eakaks ehituseks saanud juba, et 20+ aastat on tal vanust ja sellest on ürituse korraldajad ka rääkinud, et kui täna hakkaks ehitama seda sama hoonet uuesti, siis lahendaks võib-olla paljud asjad teistmoodi, et seal oleks mingeid üritusi mugavam korraldada, mingeid vaba aja, mingeid kohti, söögikohti, mingid selliseid meelelahutuse võimalusi ja kõiki neid asju. Ja parem akustika ka näiteks üks kohe, et jah. Nii, okei, aga lähme siis selle saate osa viimase teemani. Jommal, miks mulle nii pikk, Tarmo ise, ma juhatan sisse sinna jätke, siin on nii pikk rivi, nii koduste pallimängude eri. Hakkab pihta, et kodune jalgpallihooaeg algas ja kui meil on väga hea artikkel oli mitte noor reporter, ütleme, mis ta siis on siis? Keskealine reporter Madis Kalvet väga hea loo kirjutas, ütles, et kõik need, nagu me räägime, et see liiga on ääretult ühtlane ja kõik on jälle tore, et ei olnud siin ühtlust midagi, 2 mängu 6-0 lõppesid ja kõik, et ikkagi taseme vahe oli selgelt näha, aga õnneks sai vähemalt normaalsetes tingimustes mängida, et lund ei sadanud pähe. No esiteks muidugi ühe vooru järel ilmselt ei maksa veel nii-öelda nagu mustreid maha tõmmata, et nii nüüd täpselt ongi, et laseme võib-olla esimese ringi ära mängida või 3-4 vooru kas või ja siis saab natuke paremini aru, et kas või need samad Kalev ja Pärnu Vaprus, kes siin vett segasid eelmisel aastal kõvasti, et kas nad sel aastal on siis sammu tagasi teinud või see Trans, kes karikas justkui näitas, et võib hakata vett segama, aga nüüd esimeses voorus jäi korralikult 0-6 kohe trammi alla. Pigem nad ei näidanud, võiks sest, et Flora on ju käidatavat nõrk see aasta. Ja kokkuvõttes isegi, ma ei tea, ma olen natuke selle partei esindaja, kes ütleb, et parem ma ei tea, kas seda toodud ühtlust ongi sinna vaja, et võib-olla see teravam tipp, kus kas või 1 või 2 klubi suudavad ka Euroopas midagi korda saata, on võib-olla isegi nagu ägedam, pluss kui seal toimub veel esikohal vähemalt tipus mingisugune, ma ei tea, Paide, Levadia, Flora kuskil seal ringis selline tihe andmine, siis on juba kõik väga hästi. Meil on 4 suht okeid klubi, nagu praegu ikkagi, kes meil on 4 suurt, Flora, Levadia, Kalju ja Paide, eks ole, ütleme, kui need on juba olemas ja omavahel seal võitlevad, siis see ongi äge, järgmised on seal, ütleme, Pärnu, Tallinna, Kalev võib-olla, need paned seal omavahel asja, eks ole, et selles suhtes ma arvan, on okei ja ma olen 100% nõus Tarmoga, et mingid kogu liiga, mingid umbes, et 10 võib võita esimest ja mis Eestis ei ole realistlik, nagu seal pole ei, see on realistlik, aga sellisel juhul see esimene ei ole väga tugev. Seda ma räägin, et see nagu ei ole, meil ei ole nii palju nagu sellised mängid, et igale poole need jaguks, me ei ole mingi Hispaania või Itaalia. Nii, räägime edasi. No Jaan. Selver TalTechi võrkpallimeeskond tõusis Balti liiga tšempioniks, alistati Tartu Bigbank otsustavas skeemis, 5. skeemis ja ma ei tea, Tartu võim on murtud ja tegelikult oli äge, et seda oli mängu küll ja veel ja no tegelikult iseenesest pidigi ju, mis on siis TPI, pidigi võitma. Polütehniline instituut. Tallinna Polütehniline instituut ja pidigi võitma, sest Tartu oli ikka vigastustega probleeme ja ütleme ka võib-olla mingil määral paber ja veel rohkem see, kuidas põhiturniiril on mängitud. Justkui eeldaksidki, et nimetagem seda TPI-ks, TalTechiks või Selveriks, et see meeskond peakski justkui soosik olema, et selles mõttes tuli see ausalt öeldes üsna üle noad ära, et poleks seal 4. game'i lõpus seda serviseeriat tulnud, siis võimalik, et see mäng oleks 1-3 ära lõppenud. Jah, aga vot siis oleks olnud üllatuseks. Siis oleks olnud ja siis tegelikult kui sa Tartut vaatad, ega nad ülemäära pettunud ei olnud, selles selgiselt pettunud, eks. Aga seda võis ennustada, aga praegu läks kõik nii. Kuule, selle võistkonna nimi võiks olla TPI ABC. Mäletad, meil olid esimesed Selverid olid ABC. Jah, vaat. Nii, kuule. TPI ABC-d tahad siis järgmises teemas midagi sarnast saad. Nii.
räägime siis naiste võrkpallist. Suu MSG. Nii. Jah. Tartu jäi teiseks ka naiste seas, kaotas Läti klubile RSU MSG. Nii, aga noh, läks nii, aga just see Andrei Ojametsa, no ütleme niimoodi, et ma loodan, et teda seal ei hakata uurima sealt selle eest. No selle eest, et vaata, mida ta ütles. Suurepärane tsitaat, ma tean väga hästi tsitaati. Nagu me neile ka neile ehk mängijatele. Kas tohib aidata? Jaa, kuule, loe ise. Ma ei ole ette lugeja, ma olen lugeja. Nii. Ühesõnaga Andrei Ojametsa tsitaat, ma ei tea, kas lugeda see täispikkuses ette või mitte, aga nagu me neile, nende all on silmas, peab ta silmas oma hoolealuseid, siis ka time-out'i ajal ütlesime, et nad on nii kenad ja naiselikud naised, aga platsil jääb sellest väheks. Vastane tuli meid sõna otseses mõttes killima, kuidas sa võidad, kui sa samaga ei vasta. Füüsiliselt tugevama vastase vastu tuleb mängida targemalt ja kavalamalt ning heas mõttes nahaalsemalt. Tänapäeva noored ei saa võib-olla aru, mida tähendab mõiste sportlik viha, see ei ole vihkamine, see on asi, mis annab adrenaliini, paneb kiiremini mõtlema ja liikuma. Ehk mis paneb võitlema, ma võtaks selle niimoodi kokku. Ja muide, mul tuli kohe... Kuldne tsitaatne. Just, ja mul tuli meelde, ma tegin selle loo siin, ma pakun välja 6-7 aastat tagasi, kui Eesti korvpallist, ma ei mäleta, mis üks niisugune suurem, pikem lugu oli ja kus ma rääkisin korvpallitreeneritega ja just see meie seda noort põlvkonda ei olnud veel peale kasvanud ja kõik niimoodi. Ja selle kohta ütlesid mitmed treenerid teineteisest sõltumatu, üks oli kindlasti Levkoi, üks oli Salumets ja kõik niimoodi, kui nad rääkisid, et pagan küll, et meil jääb meie mängijatel jääb puudu just sellest sportlikust vihast ja just nad rõhutasid seda, minu meelest oli Levkoi või kes oli, ütles niimoodi, vaata, kuidas sa leedukatega mängid, nad tulevadki siin väljakule tapma. Vot see ongi just see nii-öelda see killima. Et, ja mitte midagi, meil ei ole niisugust tuhhi peal, et kurat küll, et lööme selle kuradi vastase maa alla. Ja tundub, et see kandub millegi pärast edasi. Võt ma ei oska öelda, kas meil on tapja instinkt meil nii-öelda praeguses korvpallikoondises olemas. Sama võimas, kui on võib-olla Leedul või... No, Leedu mängu näitel me tulime päris hästi välja, ütleme niimoodi. Ja ma arvan, et mingis mõttes tänu sellele võib-olla võitsimegi selle mängu, kus me rünnakul ilmselgelt esinesime suhteliselt kehvasti, et need olid kusagil hoopis teistes kohtades saadud edud, mida me seal ära kasutasime. Lauavõitlus näiteks, kui me meenutame seda ja see on väga palju sellise võitluse ja tapja instinkti nii-öelda nagu teema ka, et okei, meil olid seal mingid positsioonilised eelised ka, mis aitasid kaasa, aga lõppkokkuvõttes saab, et seal on ikka, ütlevad targad mehed, on ikka tahtmises väga palju kinni näiteks. Peep, on meil tapja instinkti noortes mängijates? Vähe, väga vähe. Liiga vähe, seda ma näen kogu aeg. Ma segan korra vahele. Aga näiteks Põhja-Makedoonia mängule minu arust me ei läinud väga hea tapja instinkti peale. Ei, ma läksin natuke nagu päris noorte poole ja seda ikka nagu napib ja selles suhtes Andreil oli ka õigus, et võib-olla seda ei saada ka aru, mis see nagu tähendab, see tapja instinkt, see ongi see, et sa lähed ennast niimoodi võitlema, et sa pead selle vastasest ära alistama, see on nagu asja point ja see on nagu tuhhi. Ma ei saa ütelda, et tuhhi nagu ei ole tänapäeva noortes, no kindlasti on sellised eredad näited ka, kus seda on, aga ütleme, kui me vaatame nagu laiemalt niimoodi tervikpilti, siis seda kindlasti on vähem ja võetakse asju nagu kergekäelisemalt ja softimalt ja ka mõnikord, ma mäletan pärast noorte mängude ajal pärast kaotust, nagu tundus, et polnudki midagi, juba 5 minuti pärast naer ja trall käis, et see nagu ei ole päris tõsiselt võetav. See on individuaalsportlased, mitmed on öelnud või nii-öelda sportlased on öelnud, just see on minu meelest väga hea lause, et ma ei taha kuidagi niimoodi, et minu jaoks ei ole mitte tähtis võit, vaid see, ma keeldun kaotamast. Et purat küll, sa ei tule ja sa ei võida mind, sa ei alista mind, ma teen kõik selleks. Ja, see kontrastina natukene sellest konkreetsest tulles võrkpalli juurde tagasi oli minu arust siis
siis meeste finaalis toimunud mingisugune episood, kus ma saan aru, Mart Naaberile viibutati siis punast kaarti ja seal siis käis mingisugune läbi võrgu siis selline teineteise provotseerimine, mingi pilkude mäng ja näpuga vehkimine, mida siis võrkpallis, ma saan aru, ma küll ei saa liiga hästi aru, miks, aga üritatakse kuidagi reguleerida ja vähendada ja siis, kui ma lugesin siin Gunnar Leheste kogu tõe mängust ja need kommentaarid ka juurde, mis sinna käisid, siis sain aru, et see põhiline patune siis oli siis vanameister Keit Pupart, kes seal oli siis nii-öelda see initsiaator ja natukene provotseerija ja siis mille peale Mart Naaber nagu ohvriks läks ja lõpuks siis kohtunikule ka silma ja karistada sai, et see ongi see selline ka näide sellest nahaalsusest ja kõige tegemisest. Minu jaoks aru saamata, miks seda ei lubata, sama asi on ka korvpallis ju. See on kõik see kaasa elamine, emotsioonid näitamine, seda kohtunikud üritavad kogu aeg, et ei rahu, istuge maha, tohi tehniline. Võrkpallis on võrk ka veel vahel, et nagu sellele kehalist kontakti ka, las möllavad. Muidugi las möllavad, et aeg-ajaks veel, kui mõni läks, raputaks seda võrku, et tead, ma ehitan sulle, võt see oleks nagu äge. Ja siis on kuskil jäähoki, kus viimasel ajal NHL-is on see, mitte et ma fännaks seda, aga seal on mingi uus tulnuk tuli NHL-i just, mingi 2-meetrine, mingi Tegelinski, kes esimese 5 matšiga 4 oli juba osales kakluses, pluss lõi ühe värava ka veel. Ja ühesõnaga juba hakati muretsema tema pärast, et talle tuleks selgeks teha, et natuke nii, selles tempos ei kesta kaua siin, aga et kuskil elab selline maailm, eks, ja siis me kuskil mängus, kus on võrk vahel ka veel ja kehalist kontakti ei ole, ei luba otsa ka veel vaadata teineteisele. Nii, aga see plokk läheb edasi ja HC Tallinn, meie käsipalliklubi panigi uksed kinni ja nii meistriliigas kui esiliigas juttude järgi järgmine aasta tahab tagasi tulla, aga lihtsalt mängijaid ei ole, mängijad paksid pillid kotti ja läksid minema. Tagasi tulek, ma siin vahepeal ka natuke lasin näppudel käia ja tegin ühe loo, et ega see päris nii lihtne ka ei ole muidugi, et seda nüüd alles hakatakse sinna, ma saan alaliidu sees ka vaagima, et kuidas ja mis, ütleme, selle mängimisest loobumise tulemused üldse võiksid olla. Et ja tehakse käsipallis ka, tahavad teha nagu mehhanismid ka, mis puudutab nagu seda eelarvet ja kõik, et sa ei saa päris sihukeste ehkude peale tulla. Samas, teisalt ma loodan, et sihuke käsipallifänn nagu Risto Läpp ikkagi käsipalliturst nagu ära ei kao, et ta ikkagi midagi suudab teha ja püsti panna, et ma saan see noortevärk teile praegu käib ka edasi seal. Tallinn ei ole ju ainult esindus. Et selles suhtes Ristole ka ikkagi jõudu, et ta nagu fänn on ta igal juhul, aga ütleme selle, mis selle suurt satsi puudutas, siis seal võib-olla oleks vaja teha natuke seda korda ja korrapärasust juurde. Kuule Pekki, kus on aeg läinud. Aeg läinud õudselt, me poolest peame täna igal juhul lõpetama. Nii, Tarmo ja Peep, rääkige. PC Kalev Cramo jäi Mihkel Kirvesest ilma, et kas tiitel on läinud või? Tiitel ei ole läinud, aga selgelt on see päris valus laks ikkagi. Tuletan meelde, et Hugo Toomist jäid nad ka mõni kuu tagasi juba ilma, et 2, eriti kui ma mõtlen selle korvpalli peale, mida Kalev Cramo mängib ja mida peatreener Heiko Rannula ootab oma hoolealustelt. Soovitan kuulata värsket, nüüd mitte nii värsket, aga ligi nädalatagune saade Delfi Spordi uus podcast, mis tunne on, kus Jaangi on saatejuhin üles. Ma soovitan kuulata siis sellest Atsi saate seda viimast osa sealt. Siis Heiko Rannula oli seal külas ja ma arvan, vastab ka päris palju siin sellele samale küsimusele, et mismoodi ta siis näeb, et tuleb seda meeskonna mängu hakata ümber ehitama, et väga huvitavalt rääkis ja seal läks üsna selliseks nii psühholoogia kui korvpallitehniliseks seal saate teises pooles eriti jutt, et selgelt sellisest 2 mängijatüübist ilmajäämine mõjutab seda, kuidas Kalev Cramo mängib päris palju. Jah, nii on, siin polegi midagi rohkem. Jah, aga see ei tähenda, et nad tiitlist... Ja Kirvest asendada on nagu sisuliselt... võimatu, nagu ütles ka Heiko Rannula, aga see ei tähenda, et nad tiitlist veel ilma jäänud on, et ega siin me rääkisime paar saadet tagasi, et Tartu võiks olla paberil üsna ohtlik neile ja on ka mänginud sel aastal täitsa võitluslikud mängud, aga siis samas vaatad Tartut veel mingitel muudel nädalatel kas või eelmisel ja siis näed, et nendel on ka vigu ja muresid omalgi päris palju. Laseme kõlli. Nii kiire vahemäng võiks tõesti olla kiire. Kristjan Ilves jõudis taas kahevõistluse MK-etapil poodiumile, seekord Lahtis, tuli 3. ja
nagu Tarmo on kirjutanud, et kas kevadel tuleb ka võita, noh, oleks tulnud nüüdki, oleks saanud veidikene parema tuule, ütleme niimoodi, ütles, et keskpärase tuulega ja ütles, et see on tegelikult lahe, et ma keskpärase tuulega suudan ka ennast 3. hüpata. 2 meest oli liiga pikalt eest ära, oleks tal ka niisugune 2-3 meetrit rohkem olnud, oleks kolmekesi läinud koos rajale ja no võt siis oleks võitluseks läinud. Oli võimalus. Oleks on hea poiss nagu. On. Jah, no esimene oleks on, et esiteks oleks kiiremini sõitud, oleks ka saanud. No et oleks Riiber olnud, oleks austerlastest veel kaugemale hüpanud. No seda ka jah, see oleks 4. kohal. Aga no see on see koht, mis avab alati natukene, avab neid uksi natuke, aga põnev oleks näha olnud igatahes seda suusasõitu, kui ta oleks saanud 2 austerlasega koos rajale, et mismoodi see dünaamika seal siis toiminud oleks. Eriti olukorras, kus Lamparter on nüüd, ma arvan, oma nendest vahepealsetest haiguse muredest ka üle saanud ja kosunud ilmselt. Et neil omavahel läks küll päris 0,1 vahega seal lõpetasid. Pluss ärme unusta, et neid oleks 2 olnud selles olukorras, et ühe Ilvese vastu ja mul alati meenub see legendaarne Allar Levandi duell siis maailmameistrivõistlustel oli 91 vist, kus Klaus Sulzenbacher ja Offner 2 seal ikkagi kavaldasid üle meie mehe seal lõpus. Et ega see selline kolmik seal koos selgelt toimuks seal mingisugune Ilvese vastane vandenõu ka, nagu Ilves ise norralastega on vastu teinud. Aga meie läheme põrinate juurde tagasi. Eesti vormelilootus Paul Aron tõusis F2 sarja hooaja kohe esimesel põhisõidul Bahreinis 3. kohale. Kas nüüd välk selgest taevast, aga mulle tundub, et natuke lõisin autospordihuvilisi pahviks küll. No ütleme niimoodi, et 3. koht iseenesest poleks olnud ime. Küll aga on ime see, et ta startis 12. kohalt. Ja sõitis ennast 3. Selge see, et seal on uued autod F2 sarjas ja kõik muu ja kõik nii. Ükstapuha mis tingimustes ja ükstapuha kuidas sõita ennast teiseks 12. või 3. 12. kohalt ja siis sprindisõidus ta oli vist 5, eks ju. Et see on ääretult kõva, kusjuures ta plähmerdas ka veel selle 3. tulles, vaata turvaauto tagant, ta ei saa pagana neid korralikke starte, sai veel 5-sekundilise karistusegi, eks, aga just see, et ta 4-5 ringiga suutis see 5 sekundit tagasi sõita, ta suutis rehve säästa kõik, ütleme, et tuleb põnev F2 hooaeg. Ja F2 tasub jälgida ja sujuvalt üle minnes, et F1 nagu midagi jälgida ei ole, et see tänavune hooaeg algas täpselt siis nii nagu eelmine lõppes ja Max Verstappen oli jälle teistest nii peajagu üle, kui üldse üle olla sai, et midagi põnevat seal ei sündinud. Nii, ja mina tahaks Go3 ekstralt tahaks raha tagasi kindlasti saada, sellepärast, et ma tellisin selle kanali lootes. Lubati põnevat hooaega. Ja lubati põnevat hooaega, lubati põnevat sõitu, vaatasin, pidin magama jääma. Just oli esimeseks ringi lõpuks juba näha, et hakkab eest ära liikuma. Ei no jaa, aga poole peal kuskil. No kuulge, andke andeks, no see ei ole normaalne, no milleks? Miks? Teeme niimoodi, anname praegu Verstappenile tšempioni tiitli kätte, maksame talle 10 miljonit. Puhkab kusagil sõidavad siis. Just täpselt, ja teised mängivad väikese karika peale. Nii, kes mina või? No sina tuli ikka. Tuli ära, Eigo, noorreporter Eigo saab esimese pitsi võtta. 8 suurt riiki, no suusariiki planeerivad luua suusatamise superliiga põhjusel, et telelepinguid nad enam ise tulevikus sõlmida ei saa, rahvusvaheline suusaliit tahab selle asja enda kätte võtta ja seal olid kõik, tähendab, me kindlasti vaatame suurte silmadega, et ahaa, et tegu on murdmaaga. Ei, see on kõik põhineb mäesuusatamisele ja suusahüpetele. Kõik mis fissi all, eks? Ei, kõige tähtsam on mäesuusatamine. See on ka fissi all. Ja ei ta on, aga murdma suusatamise kahevõistluse ja lumelaua pärast nad ei oleks tõmblema hakanud, noh. Aga just, et kõige suuremad summad on mängust siis mäesuusahüpped ja seal on see, et nad kardavad, et nad kaotavad nii-öelda tulusid, et teletulusid, et kui FIS hakkab ise müüma ja see, mis seal teenitakse, näiteks seal oligi mäesuusa MM-ile FIS maksab
peale 30 miljonit. See on megasumma, et mis näitab, millised rahad seal liiguvad. Aga ma arvan, et see on puhas väljapressimine. Et ma ei kujuta ette, et kuidas need 8 riik hakkavad oma võistlusi ise müüma ja väga hästi saab korraldada seda, mis probleem on. Täpselt sama vaidlus põhimõtteliselt nagu need jalgpalli superliigad ja mida siin on üritatud püsti panna ja üritatakse kindlasti ka edaspidi ja ma ei tea, korvpalli Euroliiga ei toimu ju kuidagi FIBA egiidi all, täpselt sama moodi. Parim asi üldse. On tehtud väga korralik toode ja asi toimib. Jah, aga võib-olla küll, jah. Aga kindlasti see on nüüd see võitluse faas praegu, kus FIS peab siis vaatama, et see asi kuidagi nagu lõhki ei läheks. No just. Aga lõpetame rubriigiga Nädal Keilas ja Toho Pele. Tundub, et minu paari saate tagune ennustus, mida ma siin juba nagu kindla unenäona kuidagi siin maalisin, et hakkab juhtuma, hakkab ikkagi nagu untsu minema. No mina nägin selget skripti rullumas lahti meie ees, mismoodi me saame veerandfinaalseeria TalTechi ja Keila vahel ja mine sa tea, mis seal ägedad kõik juhtuda saab, aga kui nüüd juhtuda igas seerias või? Keila on siin nüüd ise natuke raskustes, ütleme niimoodi, on vigastusi, kindel kaotus Ogres, on Rapla võtnud väärt võite, TalTech sai Lätis väärt võidu kätte ja Pärnu on seal eespool ja sai ka nädalavahetusel väärt võidu kätte, siis see, ütleme, vähemalt 5. kerkimine siin koduses pingereas, ma enam sellest Eesti-Läti liiga play-offist ei hakka vist rääkima. See on ikkagi päris, kas just keeruline, aga ütleme 50-50 või? No eks ta on siuke jah. Ma arvan, et ma ei tea, kas sa ise tahad vastata sellele, aga ma arvan, et sa tahaksid olla pigem 5 või 6, kui 6. Ehk mängida pigem TalTechi või Raplaga kui Pärnu. Ma oleks taht olla 4. muidugi. No ei, see oleks ideaal, saad ühe kodumängu ka rohkem. Ja ütleme nii, et konkurendid on mänginud selgelt praegult väga häid mänge ja saanud väga häid võite, et meil on pärast see paus 1 mäng olnud ja see ka siin teatud asjaoludel ütleme, ei olnud kõige parem mäng, et polnud väga elav jõudugi selle mängu jooks, aga jah, ütleme meil homme nüüd VEF-iga veel ja siis meil eks meie jaoks 3 VEF-i ta pidi ju ära võitma, rääkisin saates, VEF ei ole midagi. Aga meie jaoks 3 võtmemängu on ikkagi nüüd Läti Ülikool, Tallinna Kalev ja Valmiera, kusjuures Valmiera on ennast päris kõvasti tugevdanud, et Valmiera ei ole üldse see Valmiera, kellega me sel hooajal oleme juba 2 korda mänginud, nii koduliigas võõrsil võitsime ja Põhja-Euroopa liigas ka võõrsil võitsime neid, et see ei ole enam sama võistkond, nii et keeruline, aga tahaks ütleme vähemalt 12 võiduga siis selle põhiturniiri ära lõpetada. No proovige kõigepealt VEF ära võtta, siis vaatame edasi. Jah, täpselt, õige. Oota, aga põhiküsimus ikkagi. Nagu me teame, siis 11. märts on mängijate lisamise viimane tähtaeg. Kas Keila saab täiendust selle sinna jäänud 6 päeva jooksul? No ma siin küsisin ühest Eesti tippklubist ka ühte meest, et andku ei kasuta eriti. Ei raatsid anda. No, ütleme nii. Pärast Kirvese vigastust. See oli siiski enne, kui Kirvese vigastuse uudis välja tuli. Ei, ma ei läinud küsima, ma lihtsalt uurisin maid, et mis ja kuidas. Aga no vaatame, siin mingid variandid võib-olla on ikkagi midagi korraldada, aga ütleme nii, et tegelikult ega häid variante, väga häid variante siuksed, et mis meie rahakotile oleksid võib-olla vastuvõetavad mõistliku hinnaga, väga häid variante ei ole, aga ütleme nii, et mingi variandi me oleme leidnud ja ma loodan sellest nagu veidike pikemas perspektiivis ka võib-olla kasu lõigata, et võimalik, et tuleb midagi. Ootamatult palju isegi Peep Reetis siin, tundub mulle. No just, nii, laseme kõlli. Unibetis saab tasuta vaadata aastas enam kui 50 000 mängu otseülekannet. Seda isegi mobiilis ja tahvelarvutis. Unibet, mängijatelt mängijatele. Ma nüüd John juba väriseb, olles kuulnud selle viimase lõigu ära, et peab ka vist ikkagi 6 päevaga midagi veel tegema. No tal on seal mehi küll. No, sinu arust jah on, aga
mehi nagu murdu. Nii, aga räägime meie ennustusvõistlusest Unibetis. Alustame, Peep on jälle salakavara näoga, kuigi siin tuli üks kiri ka meil vahepeal, kus Peepule tehti ikkagi nagu uut ja vana. Võtame selle kirja kõigepealt. Paluks tõsisemalt suhtuda. Ja kiri oligi see järgmine, et probleem on suur, et Unibet on teie sponsor, ennustada nagu jumal juhatab põhimõtteliselt, see pole normaalne. Tehke siis see ennustamine kohustuslikus iga nädal, mitte nagu Peep, iga nädal tuleb viimasel hetkel mingi Tšehhi ping-pongi peale. Palun tehke see viisakaks ja et te seda ikka saaksite teha, muidu lõpetage ära, eks ole. Põhimõtteliselt nagu riidlemine, aga mul on nüüd nagu kirjasaatele see küsimus, et kas ta kuidagi alaväärtustab Tšehhoslovakkia ping-pongi liigat või milles nagu see küsimus on, ja kas ta soovitab siis Unibetil, väga väärikal Kihlve kontoril kahtlemata, Tšehhoslovakkia ping-pongi liiga ennustused nagu ära lõpetada või milles nüüd see küsimus on. Näiteks mina näen, et see on väga hea rikastumise koht, näiteks ka tänagi saate ajal panin panuse ja loomulikult võitsin jälle, et selles suhtes ma ei mõista seda kriitikat. Ei, no see on vastus. See ongi vastus. Ei tea, jah. Eks meie kuulaja peab siis vastama sinu küsimustele. Sest et näed, täpselt oligi siuke lugu, et oota, kumb see siis niimoodi, et Toomas Varnuška võitis Irži Bozarskit ja see oli nagu ette näha jälle alatundes, panin selle panuse ja voila. Ja no minu arust on see pigem hea võib-olla, kui sellised erinevad liinid siin esile tulevad, et Peep näitab, kuidas ei peaks nagu üldse käima. Ei, kuidas ei peaks? No ajalooline saldo lihtsalt ilmselgelt on miinusmärgiga sul, et selles mõttes sa võid siin üksikutel nädalatel rõõmustada ja hõisata küll, aga praktikas ikkagi sa oled täpselt nii hea, nagu sa oled viimas mängus, tänane ennustusmäng, mina võitsin, et see on parim ja ma olen ülim selles. Et meil on hariv saade, eriti sellises valdkonnas, kus vastutustundlikkus on väga oluline, et siis siin saab nagu demonstreeritud neid erinevaid karisid ja ohte, mis selles valdkonnas valitsevad. Ei, ma siin ühtegi kohtu ei näe, palun kõik, kes tegelevad panustamisega, tehke seda täiesti suvaliselt, pange all in, nagu ma eelmine hooaja lõpus tegin ja võitsin. No eelmine hooaja. No see ülemine juba, jah. Nii. Sa oled kogu kõik oma säästud ka Tšehhoslovakkia ping-pongi liigasse. Ja siis saad endale osta korraliku mängija. Saad Kotsarigi ära tuua. Mis selle Keila Basket? Keila Kuulbet. Selle juriidilise keha. MTÜ. Selle kõik, mis sul seal arvel on, tuleb kuskilt. Kuulbet kannab uue summa üle ja lähed alustuseks tuuled. Kuulbet kannab summa üle ja Unibetis mängib maha selle. Või siis lähed maksad kohe seal samas Kuulbetis tagasi neile. Ühes teises kipri vantes, eks see nagu pungib nagu maa mängida. Nii, Jaan, kuidas sul? Ja ei, no ka hea näide, tähendab see nagu õpikust, eks, et ära näpi seda, millesse mitte muffigi ei tea, eks, et seal oli kuidagi mingisuguse võimendatud panus, oli ühel hetkel oli korvpalli Euroliiga peale, siis panin mingi panuse ja muidugi polnud lootust ka, tähendab, ühesõnaga. Jaan läks korvpalli näpp. Jaa, ma läksin korvpalli. Põhimõtteliselt seal oli niimoodi, et umbes 3. minutil oli selge, et ma olen kaotanud. Täitsa huvitav, mis mäng see oli? No põhimõtteliselt Žalgiris mäng. Panin Žalgiris võidu peale. Oli peaks vastu või? Jah. Hule, jaa. Ei no, seda ma räägingi. Ma just sattusin... Ei, seal pidi olema koefitsient, teatud koefitsient. Seal ei saanud nagu väiksema koefitsiendiga panna seda ja siis aga mõtlesin, et Žalgirise fännid, et äkki õnnestub mulgi Žalgirise fänniks saada. No see oli selline klassikaline fännpanustaja, et ma siin paar nädalat tagasi, no kuidas võtta, et sõltub, mis su eesmärk on, et kui sa lihtsalt lusti pärast, ma ise mõtlen nii, et lusti pärast mingite marginaalsete summadega lihtsalt enda meelelahutuseks teed seda, no siis miks mitte, ja sa mängid sellise rahaga, mille kaotamist sa saad lubada ja võtadki kui meelelahutust, aga sattusin rääkima just Kõrvemaal suusamäärde boksis põhimõtteliselt, kohtusin ühe 3. Eesti Kihlveokontori esindajaga, kellega ma kunagi koolipingiski koos istusin ja siis jäime ka natuke nende teemade üle arutama ja Betsafe. Just nimelt, absoluutselt Betsafe. Et siis
siis ta just rääkis ja Leedu näitel rääkiski seda lugu, et noh, kus siis lõppkokkuvõttes selline kõige suurem hurraa tuleb, ongi see, et olukord Žalgirisel on hästi läinud ja tohutu ažiotaaž, kõik on rusikad püsti riigis, eks ole, kõik on ja noh, siis minnakse suure hurraaga ja no loomulikult tuleb, loomulikult võidavad nad ka täna olümpiaakost, loomulikult võidavad ka Reali, no nii edasi ja noh, siis ühel hetkel käib seal nagu see, noh, nagu Jaan koges, siis võib see nagu lõppeda. Aga nende koefitsient oli kusjuures tegelikult päris hea ju. Neil oli, mis ta oli, 1,8 või midagi, umbes nii oli. Et noh, lootust oli. 1,8, koefitsient oli peaks ju mängus või? Kodus. No mis siis? Ja oli umbes, ja 1,8. Ei, seal oligi niimoodi. Peale pausi. Ei, seal oligi, et ma ei saanud panna väiksema koefitsendiga. Seal oligi... Sa ei tahagi väiksemat. Ei, seal oli niimoodi, et nad võimendasid seda panus. See oli mingi eripanus. Eripanus ja sa vist üle 1,6 ja see oligi siis nii-öelda siis 1,8, et ühesõnaga käis selle reegli alla niimoodi. Ja. Nii. No, mina sain natuke pinnale tagasi, natuke napilt üle 300 ja see, mis selleni aitas, oli siis laupäevane kodune Kossu liiga, ehk siis Pärnu läbi mille iganes saadud võit Riia Selli üle. Olin ühes meeleolukas peoseltskonnas ka ja vaatasin seda mängu ja noh, mäng ise oli haarav, aga tuli küll päris raskelt. Aga mäng oli äge, lõpp eriti. Nii, lähme kirjade juurde. Ja sööke, sina uurid alati kõik kirjade küsimuste vastused välja ja küsimus on siis selline, et kuhu on kadunud laskesuusa lootust Tuudor Palm. Et kas see hooaeg pole kordagi võistelnud, et kas mõni suurem vigastus või hoopis lõpetanud sportlaste karjääri ja selle küsimusele vastab Tarmo. Sellele pean vastama selles mõttes punapalgel, et kui ma praegu oma Messengeri akna lahti teen, siis on mul siin üks laskesuusa tegelane lahti avatud ja mul on pool sellest küsimusest kirjutatud talle, mida ma siin hommikul kas koosoleku ajal või kuskil mingi teise kõrvaltegevuse ajal olin talle kirjutamas, aga kuna see küsimus on jäänud pooleli, enter jäi vajutamata, siis hetkel see küsimus jääb vastus. Kuule, noor mees ja... See on nüüd see, mis seda saate alusel, kus sa kihutad ja võta rahulikult ja kirjuta selle küsimuse ka ära, kiirust ei ole, aega on selle entri vajutamisega, ma veel ei vajuta, ma siin sõidan rahulikult ja nii edasi. Vastupidi, see on just näide sellest, kuidas tegele ühe asjaga korraga ja tee korralikult. Mida seda koosolek muud ikka teha on, kui muude asjaga tegeleda. Nii, aga lähme siis edasi Marko siin küsib ERR-i kohta, et ERR-i spordiuudiseid just eriti nädala sees olevates saadetes on näha, kuidas kõik videoklipid ja lood on ülilühikesed, maksimaalselt 1-2 minutit, kus sportlasel saab öelda mõned laused ja Marko küsimus on, mis on sellise asja point. Et hetkel jääb mulje, et näitame, kajastame kõike ja kõiki, aga põhimõtteliselt mitte midagi. Et tunduks justkui isegi raiskamisena, selles mõttes mööda riiki ringi sõita ja toota 76 videolugu nädalas võiks teha poole vähem, aga poole sisukamalt. No põhimõtteliselt uudisse nad peavad ette lugema ja kusjuures neil on ju see ei ole mitte otsene kohustus, aga nad siiski peavad panema ka mingisugune pildi sinna taha ja kui te panete tähele, siis mõned olulised uudised on tõesti väga lühidalt ja selle saate lõpus mainivad lihtsalt ära, aga nad ei taha seda pikemalt teha, kuna neil ei ole pilti sinna taha panna ja see ongi põhjus, kui nad peavad need... Aga mis puutub video neid intervjuud, need ei saa pikad olla, sest minu teada, ma võin eksida, aga kunagi olen ERR-omadega rääkida, kas mitte 4 minutit ei ole, 6 jah. Et sinna sisse sa ei saagi väga palju paigutada, eks ole, sa pead, see ei ole nagu ma ei tea, nagu portaal või nagu Delfi või ERR-i spordiportaal või asi, kus sa saad nagu ja üks puha kui pikalt, nagu me teeme sinu saadet nii nagu jumal juhatab, eks ole, ütleme, kui oleks praegu televisioonis, siis me ammu oleks Rubinlik välja tõmmatud ja öelda, et mingi koju nüüd meil. No jah, kukkus, mäletate ise, et oli meil pausid maha ja oli mingi 42 või mis iganes minutit, meil seal puhast aega oli.
aga paraku nii ta on. Mina pooldan ikka seda, mida rohkem nad ikka kaastavad, las olla lühikesed, aga tehku rohkem, et mida rohkem kohtudes kaamera käib kohal, seda parem on tegelikult. Ja proovigu siis neid logosid ka näidata ja kusjuures sellel lool oli hea point, ma ei tea, kas te nägite seda, et meil üks igipõline saatekuulaja Arukülast saatis mulle screenshotid ka tol õhtul, kui see aset leidis, et siis see sama Ringvaate saade ja see oli eelmise nädala alguses, seal toimus mingi üritus oli, kus tuli mingis labürindis mingid ülesandeid teha ja täita ja seal oli ka sportlasi kohal. Gert Kanter oli seal kohal ja Ragnar Klavan ja siis saatejuht ise seal Kaidor Kahar minust tegi läbi seda veel, aga mille kohta see viide tuli oli siis see, et Ragnar Klavanil oli seal siis oma klubi mingi dressibluus ja mingid asjad seljas. Ja ees oli siin uhkelt Unibet ja tagant oli veel uhkemalt ja neid küll poolt kinni kaetud. Ei olnud vaja. Nii, aga ma rohkem praegu ei võtta, siin üks väga huvitav kiri on tegelikult, mida ma luban, et ma võtan järgmist saatesse Punase kuradi kirjutatud kiri ja ma selle tõstan endale kohe ette, aga ma praegu nüüd Tuudor Palmi küsimuse peame ka lahendama siis nädala jooksul. No selle enteri ma panin siin nüüd siin vahepeal ära. Aga lõpetuseks tervitame muide ERR-i sporditoimetust, kes alustas ju ka jutusaatega. Ja nad hakkasid täna 10.05, aga ma ei kuulanud seda, ma kavatsen pärast kindlasti järgi kuulata. Jah, et nad saavad aru, et õigel ajal ka, et meie saate ajaks on läbi. Jah, aga nad saavad aru, et tegelikult nii-öelda parimad spordireporterid tulevad saatest Mehed ei nuta ja nad üritavad kuidagi moodi meile natukenegi kandadele astuda, mis tegelikult on lootusetu. Sellega on saade lõppenud. Mehed ei nuta. Saate tõi sinuni Unibet, mängijatelt mängijatele.